Kutsun siia enda kõrvale Eesti Kirjanike Liidu esimehe Tiit Aleksejevi. Suur aplaus! Tere! Tere, Tiit! Minul on teile ka küsimus. Jälle raamatute teemaline, üllatust, eks ole. Mis on järgmine raamat, mille lugemist või kuulamist te pikisilmi ootate? Jaa, see vastus langeb kokku eelnenud küsimusega, et milline on raamat, mida oli raske käest panna, et see on Jüri Kolgi Fuuga. Ma lugesin selle raamatu pool kohvikus juba läbi, aga siis ma otsustasin, et ma loen teda teist korda veel. Selge, väga hea, aitäh ja lavan teie. Aitäh, lugupeetud kultuuriminister, lugupeetud Rahvusraamatukogu direktriss, lugupeetud raamatusõbrad, lugupeetud autorid, sest teist saab kõik alguse. Ja minu sõnavõtt jaguneb 5 punktiks ja püsib seega lubatud 2 akadeemilise tunni raamides. Kõigepealt punkt 1, ülistus paberraamatule. Punkt 2, ülistuskõne või enkoomion füüsilisele raamatukogule. Punkt 3, ülistus autorile. Punkt 4, valukoht või siis valuraamat. Punkt 5, õpetlik kõrvalepõige ja seejärel lõppsõna ja moraalsed järeldused. Alustades siis tähtpäevast, et palju õnne teile kõigile uue platvormi avanemise puhul ja tõesti kõik oli muljet avaldav. Aga alustada tuleks raamatust ja alustada tuleks paberraamatust. Ja minu arvates on köidetud paberraamat, mis siis ajalooliselt järgneb voluumenile või rullraamatule, üks tsivilisatsiooni kaunemaid saavutusi ja võimalik, et ka täiuslik saavutus. Täiuslik tähendab muu hulgas seda, et säärast objekti ei ole vaja iga paari nädala tagant uuendada. Ja oma praegusel kujul on siis paberraamat püsinud muutumatuna umbes 1500 aastat. Ja vähe on sääraseid objekte või esemeid, mis on nii kaua kestnud ja mis on tõesti igapäevases kasutamises. Nuga, ratas, puri, sirp, tanduuriahi võib-olla kusagil lõuna pool. Ja mul ongi kaasas 2 eksemplari. Kõigepealt maailmakirjanduse meistriteos, tsikliga Eestis ja Šotimaal, autoriks Peeter Sauter. Seejärel seade, kus on, ma arvan, 100 allalaaditud raamatut ja ligipääs kõikvõimalikele portaalidele, mille sisu on kirjutamiseks väga vajalik kasutada. Ja tõesti, need ongi paralleelsed eluvormid. Ja nüüd ajaloos ei ole selles midagi enneolematut, trükitud raamat ja käsikirjaline raamat eksisteerisid kõrvuti umbes 300 aastat. Praegu on ajaloo tempo veidi kiirenenud, aga ma usun, et paberraamat ei kao kuhugi. Ja tõesti tunnen teatavat lähedust. Siin oli ennem juttu lugemisest ja haistmismeelest, aga paberraamatu puhul on tõesti töös kõik meeled. Iga raamatukütt teab, et kui ta on leidnud mõne aarde, siis ta ka kuulab raamatut, kuidas on lugu paberiga. No siin ma ütleks korralik 90ndate paber. Kestab veel vähemalt 20 aastat. Ja võib imetleda raamatu
kujundust, autoriks on Piia Põldmaa, kujunduses siis on Peeter Sauteri teksatagi, väga stiilselt harmoneerumas tema Suzuki värviga, samuti sinine, ja kui te näete, siis autori selja taga on telliskivimüür. Ja kuna tegevus toimub Põhja-Inglismaal ja Šotimaal, siis sellel on oma tähendus. Tõeline meistriteos. Ja seda võib ka tõesti nuusutada, võib nautida 90ndate kirjatüübi ilu ja köite tugevust, kindlad metallklambrid ja isegi on siin autori signatuur, millega Peeter Sauter on seda teost vääristanud. Aga selge on ka see, et sellest seadmest ei taha ka loobuda. Ja nii nad nüüd siis meil kõrvuti on. Aga rääkides muutustest, siis kindlasti kõige suurem muutus on aset leidnud üldsegi raamatukogus, võib-olla mitte niivõrd raamatus. Ja kui nüüd mõelda 80-ndatele, mina astusin ülikooli 86. aastal, siis kogu mu stuudium möödus raamatukogus ja ajaloolased või ajalootudengid tõepoolest elasid seal. Seal oli võimalik keha kinnitada, alates 88. aastast oli võimalik ka sütitavate jookidega ennast turgutada, seal oli võimalik magada, end välja puhata. Tõsisematel akadeemilistel kodanikel olid sellised privaatkambrid, teised pidid leppima struktuuridega, mida kutsuti linnukastiks või pesakastiks, et see oli siis 3 küljest kaitstud ja 1 küljest avatud. Ja säärases raamatukogus olid sedelkataloogid, tuli avada vastav sahtel. Ja huvitav on see, et 92. aastal Oxfordi raamatukogus, siis ülikooli raamatukogus Bodleianis olid täpselt samasugused sedelikastid, pesakastid olid veidi teistsuguse ehitusega, seal olid avatud lauad, aga süsteem oli sarnane. Oxfordi linnaraamatukogu oli erinev, sellepärast et sedelkataloogi asemel tuli seal sirvida suurt köidetud vihikut. Et seal oli väike eripära. Ja ka Rahvusraamatukogus veel 90ndate keskpaiku oli sedelkataloog täies hiilguses. Aga oluline ei ole mõistagi kataloogis ega ruumis, oluline on keskendumine. Ja siin on nüüd küll toimunud muutus, sest kui eelnevalt on raamatukogu olnud lugemiskeskus, siis nüüdseks on ta põhiliselt muutunud laenutuskeskuseks. Ja suund on siis laenutusele, millest täna on juttu olnud ja tuleb veel juttu. Ja see on muutus, elu on muutusi täis ja muutustega tuleb kaasa minna. Aga mida see muutus siis endaga toob? Võib-olla peaks kõigepealt välja tooma selle, et e-raamatuid ei laenutata, vaid raamatukogud osutavad e-raamatu levitamise teenust, ostes siis litsentsi kasutamiskordadeks. Ja siin on autori jaoks teatud valukoht, sest autor vaatab mõtlikult, kuidas raamatukogud pingutavad e-hüppeks reielihaseid ja mõtleb, aga äkki see hüppe toimub minu sissetuleku arvelt. Ja tõsi ta on, et laenutustasu või vastav sissetulek ei ole olnud märkimisväärne. Praeguse kultuuriministriga on see tasu suurenenud ja lootust on, et see suureneb veel. Aga selge on see, et siin on probleemi koht vastanduses autor ja raamatukogu. Aga igale probleemile on olemas lahendus
ja lahendus seisneb selles, kuidas paremini tasustada e-raamatu laenutust, kasutame siis seda sõna. Võimalik, et siin annab kultuurkapitali toetustesse mingid mehhanismid sisse kirjutada, mingid meetmed, võimalikud on ka teistsugused lahendused. Igal juhul tuleb asjaga tegeleda, sest et me oleme jõudnud küllaltki huvitavasse olukorda, kus on vähenenud tiraažid. Minu andmetel praeguseks hetkeks raamatukogud ostavad umbes 1/8 raamatutest kogu tiraažist ja võib arvata, et see suureneb, säärane raamatukogude ost umbes 1/3. Autori sissetuleku seisukohalt on raamatukogude soetused olulised ja raamatukogu on selles kontekstis liitlane, aga nüüd kogu see e-maastik vajab veel autori seisukohalt korrastamist. Aga loodame, et korrastatuks see saab. Mis siis veel muutunud on või mis võib e-raamatuga muutuda? Lugemise protsess kui selline. Kindlasti e-laenutusega avaneb inimestele ligipääs teostele ja see ligipääs on kiirem kui kunagi varem, neid teoseid saab rohkem ehk alla laadida kui kunagi varem. Kas inimesed loevad rohkem? Ma ei tea, aga kindlasti nad loevad teistmoodi. Ja siin on nüüd toimunud huvitav taandareng, et kui ennem oli juttu rullraamatu teekonnast koodeksi või siis köidetud raamatuni, siis lugemise aktis me oleme liikunud tagasi rullimise juurde, et me rullime teksti, me ei loe seda. Ja see nüüd ei ole siit puldist manitsev kõne lugejatele, autorid ja ma ise, autorid teevad seda samamoodi. Et siin on midagi, mis on tõeliselt olemuslikku ja millega tuleb samuti tegeleda, pidades silmas siis noorte lugejate põlvkonda. Ja milline on väljapääs? Kunagi küsisin lavastaja Madis Kalmetilt, et mis on lavastamisel või mis on teatris kõige keerulisem. Ta ütles, et teatris on kõige keerulisem paus. Ja ta ütles, et paus on ka kõige viljakam koht, et paus on see hetk, kus tekst, näitleja töö jõuab vaatajale kohale ja vaatajal on võimalik rohkem vastu võtta kui tegevusega või lihtsalt jälgimisega. Ja võimalik, et siin on samamoodi lahendus. Pausis me peame õppima aeglust uuesti ja me peame õpetama aeglust oma lastele, et nad süveneksid. Ja siis ei ole tõesti vahet. Savitahvel, pärgament, papüüros, paberraamat, e-raamat, et need on ju ainult meediumid. Oluline on lugemine ja tulemus. Ja selles kontekstis on täna tõesti tähendusrikas päev, aga need mõtlikud autorid, kes seda protsessi oma pilguga jälgivad, ei kao samuti kuhugi, et hoiame neid ka meeles ja seisame nende õiguste eest. Aitäh teile!